Tere tulemast kuulama Seven Blaze'i podcasti järje numbriga 26. Mina olen Jaan Kruusmaa, olen sotsiaalmeedia treener ja ettevõtte Seven Blaze Sociali siis omanik. Nii. Täna on meil külas siis agentuur Greatly tegevjuht Brait Pilvik ja blogija Laura-Liisa Leos ehk Laura ehk Fit Laura, kellega räägime siis, kuidas turundamine käib aastal 2017. Et Laura-Liisa on siis blogija, YouTuber, Instagrammer, kes on sisu loonud üle 5 aasta. Et see on väga rets. Veteran olen. Ma olen natuke ma olen aasta kauem teinud just, aga põhimõtteliselt sama, aga sa oled ise teinud. Jep. Jah. See on nagu respekt. Ja Fit Laura siis kirjutab, jagab nõu tervislikust elustiilist. Oma blogis on tal üle 1,5 miljoni vaatamise ning mitu tuhat fänni, kes tema blogi igapäevaselt jälgivad. Tõsi. Instagramis on tal 14 000 jälgijat ja konto saab iga nädal 500 000 vaatamist. Mõelda vahele, mis on su Instagrami konto nimi? Mu Instagrami konto nimi on Laura XO, palun followige mind kõik. Laura XO. Nagu X ja O, musika, ja, Laura Musikalli. YouTube'i on Fit Laura teinud natukene üle aasta ning kohe on täitumas 1 miljon vaatamist. Ja tal on seal 10 000 jälgijat. Kohe varsti on 10 000. Natuke. Äkki saade tuleb laivi, et siis on juba 10 000 täis. Ja hetkel lõpetab ta ülikoolis reklaami eriala, viimane aasta, nagu ma sain aru. Ja 2 nädalat on meil jäänud. Ja tema on siis loob aktiivselt sotsiaalmeedias sisu ja inspireerib siis tuhandeid ja tuhandeid inimesi olema. Nii ma tahaks mõelda. Kuidas sa, mis on olema aktiivsemad? Olema tervislikud ja positiivsed ja õnnelikud ja toredad ja ilusad ja endaga rahul. Just. Kõike head. Et varakult siukse asjaga tegeled, mitte siis, kui asjad on nagu... Ja. Täpselt. Just. Ja Brait Pilvik siis juhib sisuloojate kommuuni nimega Greatly, mis on siis koondanud kokku Eesti kõige võimsamad noored talendid, sisuloojad, kellel on siis kamba peale kokku üle 300 000 jälgija. Erinevatel platvormidel siis. Varasemalt ehitas Brait üles muusikalisi koostöid agentuuris Star Agency, sealhulgas näiteks Karl-Erik Taukar, Elina Born, Traffic, Swingers ja paljud teised. Ning ka tänasel päeval vastutab löökpilli osakonna eest Karl-Erik Taukar bändis ning esindab siis Greatlyga seda, et meedia on ja jääks demokraatseks platvormiks ning aitab noortel luua uut meediat. Sul see lõpp natukene ei olnud vist päris originaaltekst, mille ma saatsin. Proovisin improviseerida. Ja. Ei, tegelikult see lõpp võib-olla oleks midagi sellist pidanud kõlama, et Greatly populariseerib meedia demokratiseerumist ehk siis nõudlusel põhinevat meediat, mis on toodetud mitteprofessionaalsete meedia ettevõtete poolt. Nagu see podcast. Täpselt. Just. Ja ma jään nüüd ise vait korraks. Küsin ise parem. Tähendab, nüüd lasen teil jutustada, et tegin küll sissejuhatus ära, kuidas te ise lühidalt ütleksite seda, et miks te teete seda, mida te teete? Naised enne. Ma muideks, see on üks küsimus, mille peale ma kodus enne natuke mõtlesin, et hästi lihtne on öelda, et mulle lihtsalt meeldib see, mis tegelikult on ka tõsi, aga kui keegi nüüd mulle ütleks, et ma pean kohe blogimise lõpetama, siis mida ma igatseks sealt kõige rohkem. Ja ma arvan, et see on see, et mulle hullult meeldib saada seda tagasisidet enda jälgijatelt ja seda, et ma ärkan hommikul üles ja vaatan postkastis on 3 kirja, kes kõik kirjutavad, et vau, et sa oled mind nii inspireerinud, mul vanemad jälgivad sind, mis iganes, et inimesed nagu tunnevad, et ma olen kuidagi neid motiveerinud paremini elama või mis iganes, teinud õnnelikumaks. Et see on kõige tähtsam asi, mis mul nagu blogimise juures on oluline. Brait,
Ja kui see sama küsimus mulle esitada, et miks ma mida teen, või oli see küsimus nii või? Miks sa teed seda, mida sa teed? Või siis miks ma mida teen? Me lihtsalt panime ühel hetkel pead kokku ja tundsime üheskoos, et me suudame Greatlyga meedia tarbimisharjumuste muutumisele, uue meedia tekkimisele kaasa aidata ja me saame pakkuda väärtust. Ja see ongi see tunne, et kui sa saad midagi ägedat ära teha, saad midagi arendada, midagi üles ehitada, selle tunde pärast me teeme seda Greatlyt. Mis sotsiaalmeediakanaleid te ise igapäevaselt kasutate siis ütleme meedia tarbimiseks just? Ma arvan, et praegu ma kasutan kõige rohkem Instagrami. Järgmisena tuleks YouTube, kus ma kõige rohkem nagu tarbin seda meediat. Tumblris mis on siis minu blogiplatvorm, mida paljud ei pruugi teada, sest mul on nagu enda see www.nimi, aga Tumblr URL ja aga Tumblri keskkonnas ma seda teen. Ja siis on jäänud veel Facebook, mis on siis üritustele minemiseks ja sõpradega suhtlemiseks, aga seal ma tunnen, et minu blogi jälgijad ei saa informatsiooni nagu selle kohta, mida ma teen ja kus ma olen. Palju sa ajaliselt, kaua sa sisu lood versus siis sisu tarbid? Ma arvan, et ma tarbin ikka rohkem, et ma hommikul tõusen üles, hakkan kohe seda tarbima ja siis lähen õhtul magama, lõpetan selle tarbimise ära, aga ma arvan, et päevas ma teen umbes koos blogimisega 3-4 tundi ja siis olenevalt, kui ma näiteks editin videosid, siis läheb siis editimise aeg, kui ma filmin päeva jooksul vlogin, siis seda võib ju veel pikemaks ajaks nimetada, aga keskelt läbi 3-4 tundi, et kunagi mul oli see ikka kõvasti pikem, ma tegin päevas mingi 7-8 tunniseid postitusi ja see oli ebanormaalne. Brait, mis on su lemmik sotsiaalmeedia platvorm? Minu jaoks kõige tarbitavam sotsiaalmeedia platvorm on kindlasti YouTube ja seda põhjusel ilmselt, et see sisu, mida sinna toodetakse, saab olla oluliselt informatiivsem kui näiteks Instagrami, Snapchati või mõne muu sellise piiratumaga sisuga platvormi sisu. Mul on üks lisaküsimus kohe sellel, mul on üks suur mure YouTube'iga seoses. Kuidas sa seda infot, mis sinuni jõuab, organiseerid? See on minu suurim minu enda isiklik vähem suurim mure, et mul on nagu see infot tuleb siit ja sealt, aga kuidas sa nagu lähed ja tead, et nüüd sa subscribe'id. No seda küll, jah. Aga ma arvan, et seal on üks oluline, sa pead teadma, mida sa tahad. Ehk siis paljuski on seal avastamist, otsimist, nii-öelda seiklemist, et kus sa leiad selle sisu, mis on need kanalid, mis toodavad sisu, mis sulle korda läheb. Aga selles maailmas seegeldes ma arvan, et igaüks leiab endale seal kindlasti väga põnevat sisu. Võib-olla üks tips siis, mida peaks silmas pidama YouTube'is otsima minnes? Kui sa tead, mida tahad, see on päris hea. Täpselt, tegelikult see ongi nii, seal on tegelikult kõike. Seal on igale maitsele meediat ja sa pead lihtsalt teadma, mis meediat sa tahad tarbida, mis sisu. Ma nõustun sellega. Ja järgmisena ilmselt tuleb Instagram, see on selline hea lihtne pildi visuaalikeel, ja lihtne, eks. Just. Ja ilmselt kõige vähem ma tarbin Facebooki. Sest see on juba nii kuidagi kirjuks läinud, et kuidagi oma funktsionaalsused ka juba läheb nagu kirjumaks, et ma vahest isegi, kui minu jaoks on Facebook siuke, et ma olen seal hommikust õhtuni õpetan teisi kasutama ja siis üks päev on ühtemoodi, lähen järgmine päev ütlen, võtta mingi juhendi ette ja nüüd seda nuppu ei ole, et ise klikin ruttu läbi, et aru saada, mis ta teeb üldse ja see teeb seda. Ja seal kuidagi nagu Eesti turundajad ju loomulikult ka tahavad kaasaegsed olla ja kuidagi hetkel on vist see Facebook lihtsalt nii üle ujutatud erinevatest kampaaniatest, reklaamidest ja turundusstrateegiatest, et seetõttu kuidagi on seda lihtsalt seda päris reaalset sisu, mis mind uitab, seda kuidagi lõpuks isegi ei jõua selle kogu asja kammi juures minuni. Ma panin tähele, et kumbki meist ei maininud Snapchati, et sa ei kasuta seda? Snapchati ma kasutasin siis umbes aasta aega tagasi, ma olin väga aktiivne Snapchati kasutaja. Häbi tunnistada, aga mingil põhjusel ma tänasel päeval enam ei vaata neid storysid läbi. Ei, see ei pea häbi olema, mina ei kasuta ka seda. Mina ka ei kasuta. Kergendus. No näed. Ma proovin vahest, aga ikka ei jõua. Kuigi minu meelest see oli mingis mõttes nagu kõige ägedam platvorm üldse.
Mulle meeldis see ehedus. Minule ei meeldinud see, et väga raske oli nagu inimesteni jõuda seal, et selleks, et nagu sinu contenti näha, seal pidid inimesed sinu kasutaja nime enne kuskilt teada saama ja siis lisama sind. Et Instagramis seda muret mul ei ole, et ma pean kellelegi, oi palun leia mu kasutaja siit üles lisa mind, et muidu sa ei näe mu sisu. Et Snapchatis täpselt see probleem ongi. See lisaski vähe sellist privilegeeritust ja müstilisust, et kuidas leida need kasutajad üles? Lisaks ka see kvaliteet, mis Snapchatis on, et kui nüüd tuli Instagram Stories peale, siis on kohe näha, kuidas inimeste piltide ja see sisu, mis sinna Storiesse läheb päeva üks, on palju kvaliteetsem. Ja see on ka üks asi, mis mind tõmbas nagu Instagram Story poole. Facebook Story'd? Pole proovinud. Ja eraldi on veel Facebooki äpi Story'd ja siis on veel Messenger Story'd. Ja mulle tunne, et nad investeerivad väga palju sellesse, et tõmmata nüüd inimesi neid stories'id tootma. Millegipärast Instagramil läks kuidagi palju orgaanilisemalt, aga Facebook on vist natukene hädas sellega, mulle tundub, et siin seal nad peavad vaeva nägema. Ja seda on näha. Nii, aga tuleks põhiküsimuste juurde, Laura. Nii. Et kuigi blogi pidamine on juba siukene Liivimaa kroonika, oli Liivimaa kroonika? Kes seda kirjutas? Läti Hendriku. Jah, Läti Hendriku siis kirjutab Liivimaa kroonika, et blogi pidamine on ühesõnaga juba vana teema. Aga millegipärast alles viimasel ajal on hakatud seda üha tõsisemalt võtma siin meil Eesti ja Eestimaal. Et kuidas mõnele kuuleja veel, kes päris täpselt niimoodi aru ei saa või arvab, et ta saab aru, mis asi on blogija või blogija, et kuidas sina seletaksid lahti, et mis asi on blogi ja mis asi ei ole blogi? No blogi on siis ajaveeb, pean kirjutan pagatööd selle kohta, aga blogi on siis ajaveeb, kus siis sisulooja saab oma sisu postitada nii video kui ka kirjapildis või formaadis ja selle nagu kõige olulisem faktor, mis siis teda eristab nagu ajakirjanduslikest artiklitest, on siis see, et blogi on alati inimese enda arvamus, et vähemalt nii see on nagu definitsiooniga paika pandud, et isegi kui sa blogis näiteks kajastad mingeid päevakohalisi uudiseid, siis see on ikkagi nagu blogija enda vaatevinklist või arvamusest ja see ongi kõige suurem erinevus, mis on traditsioonilise meediaga. Ma ise olen kunagi defineerinud blogid saripostituste veebileheküljena. Aga Postimehes on ka saripostitused ju kogu aeg. Ja see on ka veebileht. Aga no võib-olla siis sinna ette veel panna mingi selline inimese poolt toodetud autori või autorite, jah. Autori poolt toodetud saripostituste veebileht. Tavaliselt, edukad blogid on tavaliselt isikulised, jah, et nagu nimeliste poolt kirjutatud, kuidas see suhtu näiteks ettevõtete blogidesse? Ma ei ütle, et see oleks halb idee. Ma arvan, et see on väga hea sisuturundusena, et kui näiteks sul on mingi soojuspumpade firma ja sa tahad, et Google'ist sind kõige paremini leitakse, et sa oleksid see number 1, siis on väga suur tõenäosus, et kui su firmal on blogi ja sa kirjutad enda firma teemadel hästi palju, siis sa ka tõused seal Google'i algoritmis ülespoole. Et see ei ole halb, kui kellelgi on aega seda teha. Aga jah, blogid jagunevad siis veel omakorda kategooriateks, on võimalik neid formaadi läbi eristada, nagu on pildiblogi, kirjablogi või siis videoblogi ja siis Eestis on ka blogi auhinnad, kus siis kategoriseeritakse blogisid nende kuidas ütled, kas on elustiiliblogi, siis seal on mingid terviseblogid, kokandusblogid ja need asi, žanrite järgi, jah. Mis tegevused käivad blogi pidamisega kaasas? No oleneb, mis formaadis sa blogi teed, aga sul peab olema idee, sul võiks olla kaamera, et teha pildi juurde, aga see ei ole ka oluline, sa võid kasutada pildipanga pilte, sul võiks olla videokaamera, aga see ei ole ka kohustuslik. Oluline on see, et sul on hea idee ja sa oskad selle tehnikaga kuidagi sinna internetiavadusse panna. Oluline on lugu, mida rääkida. No, täpselt. Aga kas see niimoodi natuke laiemalt mõelda, et samm üks, et see on veebileht, mille osana on blogi või siis blogi ongi see veebileht. Et näiteks, kui sa teed ka videologi, blogi, siis kas seda juba paned ka kodulehel üles?
et oleks kuskil nagu ütleme indekseeritud ütleme sinu isiklik ütleme, sinu poolt loodud sisu kataloog. Ja ongi, et mina tegelikult alustasingi YouTube'iga niimoodi, et keegi ei teadnud, mis minu YouTube kanal on. Et ma jagasin oma YouTube videod siis blogis, et ma ei teinudki nagu võimalikuks seda, et need oleks YouTube'is leitavad. Et ma lihtsalt kasutasin seda platvormi kui video üleslaadimise kohane, aga see oli siiski ainult minu blogis. Ka nii on võimalik. Aga nüüd täna on vist kõik avalikud vaatasin. Või no enamus on vist avalikud. Nüüd on mul isegi tekkinud eraldi sisu, et teatud asjad, mida ma teen YouTube'is, teatud asjad, mida ma teen blogis ja nii edasi. Nagu next level juba. Jah. Võib-olla siis sisuloomest suuremalt, et mida on vaja sisuloome jaoks? Et sisuloome jaoks näiteks agentuuri vaatepildi jaoks. Mis sul on vaja selle tegemiseks? Tänasel päeval on juba telefonid nii kaugele arenenud, et tegelikult üldjuhul meil on taskus selline telefon, millega me saame teha väga hea ja ägeda YouTube'i sisu. Ehk siis mis ma selle lausega tegelikult päriselt tahtsin öelda, oli see, et sul ei ole vaja mingit väga spetsiifilist tehnikat või spetsiifilisi teadmisi isegi. Sul peab lihtsalt olema hea idee ja hea lugu, mida rääkida ja sellest saab toota juba sisu, mis võiks olla atraktiivne meediatarbijatele. Mul on muideks kirjutanud ka blogis inimesed ma tahan ka blogijaks hakata, et kuidas ma teen seda, et blogijaks ikka ei ole mõtet hakata, kui sul ei ole nagu millestki rääkida või sul ei ole nagu, sa ei ole passionate millegi üle, et sa tahad nagu kirjutada. Et blogija või siis YouTuberi olemine ei ole nagu see, et sa oled see, vaid sul on ikka midagi vaja öelda ka sellega. See on minu arvamus. Ma arvan ka, et kõik inimesed, kes mõtlevad, issand, kas ma peaksin ka hakkama tegema. Ja täpselt. Siis kõigepealt ilmselt tuleks lihtsalt enda peas mõelda selle peale, et mida sa tahad sellega öelda ja mis on see sõnum, mis on see story, mida sa räägid. Ja see jutt on kõige olulisem. Ei, mitte isegi jutt, story, selles mõttes saad ju selle pildi keeles ka edasi anda, saad seda video keeles lihtsalt üle edasi anda. Sul peab olema miski, millega sa oled nagu hingega sees, et sa tahad sellest teistele inimestele rääkida või jagada. Et lihtsalt ei ole mõtet kirjutada, et ma ärkasin täna hommikul 8 üles ja käisin sõbrannadega kinos ja nii edasi, et kui see ei ole su just mingi kõige... Äkki on kinokriitik. No täpselt, siis küll. Selles küll, et kui sa ei ole juba mingi muu tegevusega murdnud inimeste südametesse, siis lihtsalt enda tegemiste kajastamine ei pruugi ka seda teha. Kas kõik saavad olla blogijad ja YouTuberid? Kõik saavad olla. Jah, oleneb lihtsalt, kui successful nad on selles, kui edukad nad on. Mis selle loo juures peaks olema siis, ütleme, võlukomponente? Mina arvan, et üks asi on see, et sa ikkagi oskad ennast turunduda, sest kui sul ikkagi puudub see isikuomadus, et sa nagu oskad ennast nähtavaks teha, siis ma ei näe, et sul oleks suur tulevik, et sul peab olema nagu karisma ja sa oskad seda inimestega jagada. Jah, karisma. Et blogi jälgijad tõsiselt tunnevad selle ära, kas sul on nagu personalityt ja seda ägedust, et jälgida või mitte. Minu arust naeratus on ka hästi oluline, et ma olen pannud tähele, et mida suurema naeratusega inimesed seda rõõmsam või seda paremat turundajad nad on. Ja mina mõtlesin, miks see Jaan meil kogu aeg naeratab siin. Mõtlesin, et kas midagi on valesti või? Õps, vaata, et toimid, käid mingi, läheb hästi. Jah. Mis vahe on, ütleme teie puhul, et te teete nüüd sisu inimestele, eks ju? Kas sa teed sisu? No sa aitad luua sisu. Ma aitan luua sisu, mis on, mille peamine, kuidas see siis, levik on siis, ütleme, mitte kontrollitud platvormidel, näiteks nagu televiisor, eks ju? Just. Ehk, mis vahe sellel on, ütleme, seal on vahe, aga mis on teie jaoks see vahe, ütleme, et näiteks, et HD Tanel, eks ju, läks telekasse, seal hakkas oma saadet tegema TV3-s vist. Eks ta siiamaani teeb või? Ja näiteks see versus siis see, mis ütleme, YouTube'i versus teleproduktsioon, et traditsiooniline versus uus meedia. Kõige olulisem vahe on selles, et kui sa mõtled ühe telesaate
valmimise peale. Ja kui sa mõtled selle peale, kui palju inimesi sellesse protsessi on kaasatud ja need inimesed, keegi ei ole ju lihtsalt kirglikult vabatahtlikud, kes seda teevad. Ühe saate valmimiseks on vaja väga-väga suurt meeskonda, sellel meeskonnal on vaja juhti, sellel juhil on vaja omakorda organisatsiooni. Ma isegi ei taha rääkida rahast, aga ma lihtsalt tahan rääkida sellest, et lõpuks, et meie telekasse jõuaks üks saade, teevad väga paljud inimesed tööd ja seetõttu peab see olema väga range plaaniga ja väga nagu kindla kontseptsiooniga, et seal ei saa midagi juhuslikku tekkida. Okei, mõnes saates võib-olla kuidagi suudetakse välja mängida see juhuslikkus ja nii-öelda, kuidas öelda, mingi selline konkreetselt isikust tulenev nii-öelda sisu, aga sotsiaalmeedias on just see, et selle sisu tootmiseks ei ole vaja üldjuhul ei ole vaja produktsioonitiimi, selle sisu tootmisega saab inimene üksi hakkama ja see ongi puhtalt selle ühe inimese mõtteavaldus oma jälgeskonnale. Ma arvan, et mida sa üritasid öelda, on see personaalsus, et kui inimene jälgib blogijaid, siis see suhe nende vahel on nagu hästi personaalne ja vähemalt inimesed tunnevad, et nad saavad blogijaga ennast hästi samastuda ja et nad on nagu sõbrad nendega, aga telesaate ja muu meedia tarbimisega kaob see nagu ära, et isegi kui on näiteks mingi talk show ja nii edasi, siis kuidagi see vahelüli nagu inimese ja jälgija vahel on hästi suur. Ja pluss see tagasiside, et sul on võimalik päriselt ka nagu kirjutada enda blogijatele või YouTuberitele, et see nii väga meeldib mulle ja väga suur tõenäosus, et nad vastavad sulle. Kuidagi see kommunikatsioon. Aga kui nüüd näiteks sulle kahepoolne suhtlus, et jälgijad saavad kaasa rääkida selles sisus, sina saad omakorda sellele sisule, selle kaasarääkimisele vastata ja selle nii-öelda produktsioonitiimide lihtsalt võrdlusena veel üks väike nüanss, et seda sisu saab toota väga tihedasti seetõttu ja kui sa toodad seda väga tihti, siis lihtsalt paratamatult sa ikkagi näitad oma elust nüansse, mis õpetavad sind väga hästi oma vaatajatele. Aga Laura näiteks, kui sulle tehakse nüüd homme pakkumine, et tule nüüd TV3-s oma reality show. Reality show või? Oma saade. Okay. Et sinna minna täielikult, aga see eeldaks põhimõtteliselt sellist pühendumust, et sa peaksid oma asjad, oma isikliku blogi täna kinni panema või pausile vähemalt ja siis pühendama 100% selle uue saate tegemisele. Kas sa teeksid seda ja mis tingimustel? Ma muiduks mõelnud selle peale, aga see on, ma arvatavasti praeguses eluetapis ma ütleks sellele pakkumisele ära, et ma tunnen, et paljud nagu interneti sensatsioonid on just enda selle sensatsioonilisus ära rikkunud sellega, et nad on läinud telekasse. Et muidugi oleneb, kuidas ma saan selle nagu enda kasvuks keerata ja nii edasi, aga kui keegi keelaks mul blogimis ära nagu näiteks mingi uus tööpakkuja või midagi sellist, siis ma lihtsalt ütleks ei. Ja selline olukord on ka ette tulnud, kus on mul palutud ja see tehing jäi ära. Ma arvan ka, et me oleme harjunud mõtlema, et televisioon on see nii-öelda kõige suurem meedia ja sinna on nagu see iga teekond peaks seal nagu sinna lõpuks jõudma. Aga ma arvan, et just vastupidi, et pigem jälgijaskonnad järjest rohkem kolivad üle muudele platvormidele ja harjuvad pigem selle sotsiaalmeedia sisuga. Millal tuleb uutel telekatel see, et see on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ja siis seal on YouTube. Praegu juba on ju tegelikult Smart TV-s, sa saad ilusti sinna YouTube'i minna. Minu telekas ainult see YouTube äpp töötabki. Mul ei ole, no tegelikult on küll, mul on projektor, telekat ei ole. Väga lahe. Et siis jah, väga palju ka telekat ei vaata, no mõnikord harva järelvaatamisega, aga täna nagu ei. Sul on telekas kodus? Jaa. Võitsin teleka. 50 tollise teleka. Kus kohast? Swedbankist.
siis kui telekad olid hästi kallid. Mille raames, mingi videokonkurss või? Ei, ma muideks isegi ei teadnud, et ma osalen kuskil loosimises, see on see, mida Swedbank teeb, et kui sa ei võta raha välja 6 aja jooksul, siis sa automaatselt osaled loosimises ja ma võtsin peaauhinna, kui ma ei olnud veel 18-aastanegi ja mäletan tollel hetkel meil kodus ei olnud mitte ühtegi seda peenikest telekat, kuidas see iganes öeldakse. Aga meie teema juurde tagasi tulles ma ütleks, et see on päriselt ka tõsine probleem hetkel traditsioonilises meedias, et individuaalsed blogijad saavad rohkem vaatamisi ja seda üritatakse nagu kulutulena midagi ette võtta, et see jumala eest nagu juhtuks niimoodi. Nii et paratamatult nagu üks individuaalne inimene suudab endale rohkem klikke saada päeva jooksul, kui näiteks üks mingi artikkel või meediaväljaanne terve päeva jooksul. Ja ma ütlen nüüd, mis raha nemad küsivad tegelikult selle meeletuid summasid reklaamipaigutusega, et ja siis tuleks, eks, ma kujutan ette, et sinu poole kindlasti pöördutakse vahepeal sponsorluspakkumistega, et see on kast meie seda ma hakkasin mingist kast meie asju, tee meile midagi. Kast limonaadi. Ja tee meile, tee üks klipp meile. Ütle, et see on su lemmikjook. No siis see on juba reklaam ja. Mis su lemmikblogi on? Minu enda blogi. Jah. Sinu enda blogi. Muidugi. On sul keegi, keda sa võtad nagu, mitte üks või mõned eeskujud, keda sa soovitaksid võib-olla mujal maailmas jälgida meie kuulajatel? Kui ma olen aus, siis ma ei jälgi ise mitte ühtegi kirjalikku blogi ehk mingit blogiaadressi, aga mul on palju YouTubereid, keda ma jälgin erinevatest kategooriatest, et mulle hästi meeldivad sellised, kuidas eesti keeles on controversial, ehk siis sellised vastuolulised YouTuberid, kellega hetkel tegelikult YouTube'is on hetkel probleem, ma ei tea, kas sa oled sellega kursis, aga jah, et reklaamirahasid neil enam väga ei tule. Ja mul on ka teatud Instagrami kontod, mis mulle väga meeldivad, kellelt ma saan siis inspiratsiooni, milliseid pilte teha või midagi sellist. Pean nimetama mõne konkreetse siis. No ütle üks. No näiteks üks Instagrammer, kes mulle meeldib, on Sahara Ray, ta on modell, ja mulle meeldib ka Piper America, kes on siis punk-rock bändis üks tšikk, kes mängib kitarri, väga tuus. Ja YouTuberitest ühed tuntumad nimed on näiteks H3 Productions, kes on nagu väga-väga edukaks saanud võrreldes sellega, et neil oli kunagi $20 taskus ja olid täiesti broke oma tegemistega. Ja nüüd neil on väga edukas podcast, mis neil veel on super palju stuffi nagu. Et nad on väga-väga tuntud nimesid saanud enda podcastisse ja nad on väga tänulikud selle üle, kuidas neil nagu karjäär on tõusnud YouTube'i keskkonnas. Brait, üks nimi, eeskuju, keda sa jälgid ja keda sa soovitaksid jälgida? Kas on sellist? Jaa, ikka see üks nimi on olemas. Ja alati, kui ma kellelegi tutvustan oma tegemisi ja keegi, kes võib-olla ei tarbi igapäevaselt sisu YouTube'ist, siis jah, see üks nimi on Casey Neistat, keda ma kõigile ütlen, et kui sa veel ei tarbi, siis vaata seda tüüpi ja sa hakkad tarbima. Ta on tõesti väga-väga lahe sisulooja, et ta on tõesti nagu originaalne ja omapärane ja ma võin vabalt vaadatada videot ja järgmine päev seal tuleb mingi totaalselt uus mingi videovõte või editimisvõte, mida ma näen, mida ma ei ole mitte kellelgi teisel näinud. See on inspireeriv. Päev hullu kogu aeg. Jep. Eesti versus inglise? Keel. Keel. Turg. Keel. Alustame keelest. Et kas sa vist teed kõik eesti keeles? Jah. Aga oledki mõelnud teha mõne inglise keeles? Olen mõelnud selle peale, et hetkel ma tunnen, et see Eesti nii-öelda vaatajaskonna turg siis on nagu laienemas, et mul on nagu piisavalt vaatajaid siin, et teha seda eestikeelset sisu, aga ma olen ka mõelnud välismaa inimestele siis meeldida ja teha neile nagu sisu ja see on väga nagu raske küsimus eestlastele, et see on tõesti nagu raske ja ma tunnen kaasa nagu eestlastele, kes teevad sisu inglise keeles ja nad ei jõua sellise vaatajaskonnani, mida nad jõuaks näiteks eestikeelset sisu tehes, et see on palju raskem, sul on palju suurem turg, kelleni jõuda, see ei ole su esimene emakeel, on ju, et see on, ma arvan, et iga blogija jaoks on see nagu raske küsimus. Ma teen ka eelmine saade just oli inglise keeles, et proovin natukene seda poolt ka teha, aga vahepeal tekib see nagu küsimus, et okei, et kui ma teeks inglise keeles, kas ma saaksin
näiteks Katri Kats ja siis tema see poiss Juhani on tegelikult väga õiged inimesed, kellelt seda küsida, et ma arvan, et neil on täpselt see sama dilemma, et kuigi neil on nagu suur jälgijaskond ka välismaal juba nagu hakanud tekkima, siis nad peavadki nagu mõtlema, et oma videotes, kas nad siis nagu teevad oma sisu välismaale või siis nad teevad Eestisse. Ja siis hetkel ma olengi aru saanud, et nad on teinud eestikeelsed videod ingliskeelsete subtiitritega. Aga see on siuke lõhe, et sul on nagu raske valida, mida sa teed. See läheb ka kuni, ütleme, Facebookis ja igal pool sama jama. Ja, täpselt. Ja paljudele eestlatel tegelikult ei meeldi see, kui sa teed ingliskeelset sisu ja nad ei hakka sind jälgima. Ja siis sa tahad olla nagu, et kas tahad meile meeldida või neile, et pick one, choose one. Mingis mõttes jah, et oleneb, keda sa tahad kõnetada. Eestikeelse sisu puhul on lihtsalt see, et hetkel on, kui me vaatame YouTube jälgijaskonda Eestis, siis need on enamasti pigem ikkagi noored inimesed. Ja kui sa mõtled üldse, millist meediat üleüldse eestikeelset meediat noortele pakutakse, siis televisioonis sellist noortele korda minevat atraktiivset meediat on üldiselt pigem vähe. Ja seetõttu ongi, kui sa teed eesti keeles sisu näiteks YouTube'i, siis see ongi selline peamine videosisu, mida nad üldse tarbida saavad. Ehk siis seetõttu ongi see nõudlus tegelikult selle eestikeelse sisu järgi on hästi-hästi suur praegu. Ja ingliskeelse sisu võib-olla see tase on nii kõrge, see sama Casey Neistat. Täpselt ingliskeeles sa saad ju tarbida, YouTube on täis sisutootjaid, aga eestikeelset sisu, see on eriline asi hetkel. Ehk peaks ühe valima? No hetkel on valik tehtud. Iga videoga on ju valid. Koostöö. Kuidas teie teete koostööd kellega ja kuidas teiega saaks teha koos tööd? Me lisaks sellele, et me aitame noortel sisu toota, me aitame ka üles ehitada koostöid brändidega ja selles mõttes, et meie päevad kontoris näevadki paljuski välja sellised, et meil on peaaegu igal täistunnil on üks kohtumine, kus mõne brändi esindaja tuleb endast rääkima, me räägime talle meie tegemistest ja siis see peaasjalikult ongi selline klapitamine, et kuidas see toode, kuidas see bränd võiks sobituda orgaaniliselt meie toodetud meediasse ja kuidas see meie toodetud meedia saaks olla kasulik sellele brändile. Ma arvan, et üks asi, mis mul nagu jäi kõnetama sinu sellest öeldust, oli see, et see tõesti, et see brändi nagu sisu peab sobitama selle blogijaga, et kui mina hakkaks rääkima järsku siis nendest õhksoojuspumpadest, mis ma siin enne nagu näiteks tõin, siis see ei läheks minu sihtgrupile peale ja see ei oleks firmale kasulik. Et minul on üldjuhul koostöödega niimoodi, et reklaami ma teen väga-väga harva, et koostöödega niimoodi, et ma ei ole nõus tegema positiivset reklaami nii-öelda, et ma ei saa ette öelda, et jah, mulle see toode meeldib, palun saatke mulle ja ma teen sellest positiivset tagasiside. Et need firmad, kes teevad minuga koostööd, peavad arvestama sellega, et mulle ei pruugi see toode meeldida. Et või siis näiteks, et mul on olnud selline situatsioon, kus ma võtsin toote vastu, ma olin sellest väga sillas, ma sain aru, et okei, et see ei ole ikkagi nagu see, mis ma tahtsin ja nagu ma tunnen, et minu jaoks on tähtsam olla oma blogijatega aus, kui siis shillida ennast sellele firmale, kes mulle pakkus tasuta mingi 20-30 eurise toote ja sellest nagu ei ole siiamaani minul probleemi tekkinud. Et ma tunnen, et see on kõige nagu parem viis, kuidas üldse nagu firmadega koostööd teha. Sellisel juhul jäävad blogijad autentseks ja firmad saavad just näidata, milline on nende kommunikatsiooniviis, et kuidas nad suudavad seda kommunikeerida, kui näiteks blogija jäänud tootega rahule. Vot. Ma ise mõtlen, et selleks, et sa üldse võtad otsuse vastu, et see toode jõuab sinu videosse, kas sa seda otsus selle toote osas juba tegelikult varem ära ei tee? Ei, tegelikult see on täiesti tõsi, et 9-10 koostööst ma tavaliselt ütlen kohe eos ära, kui ma tean ette, et see ei meeldi mulle. Ja kui see 1-10, mis ma vastu võtan, siis sellel on nagu väga-väga suur šans, et see mulle meeldib. Et 5 aasta jooksul on mul 2 korda täpselt. Kui ma olen nõustunud koostööga, ma olen rääkinud tootest, mis mulle meeldib ja hiljem on selgunud, et mulle siiski see toode ei meeldi. Aga kas see sisu, mida sa muidu toodad, kas
kas see ongi nagu, kas sul on eraldi mingi žanr, mis ongi nagu arvamuse avaldamine mingite asjade kohta või? Mingite toodete kohta? Selles suhtes, et mingi žanr, millest ma räägin ka juhul, kui ei ole tegemist koostööga või? See ei ole küll mingi kindlalt ilmuv rubriik, aga ma avaldan oma arvamust igasuguste toodete kohta, mis mulle meeldivad või ei meeldi. Okay. Sest sõltumata koostööst. Mina arvan, et selle mõttes see sisu, mis siis koostöös toodetakse, peab olema selle mõttes ikkagi võimalikult, või noh, mitte võimalikult, vaid ongi see sama sisu, mida sisutootjaga muidu teeks. Ehk siis, kui temal ei ole tavapärane see, et ta videotes nii-öelda avaldab arvamust mingi toodet üle, siis seal ei saa ka tulema, seal ei tohiks ka sellist videot tulla, kus ta järsku siis võtab selle koostöö raames ühe toote ja avaldab selle kohta arvamust. Ma arvan, et seda brände ja tooteid saab väga orgaaniliselt kajastada erinevat sisus, erinevat moodi. Ja see koostöö ei pea alati sellel põhinema, et ma ütlen, et see asi on hea. Ja, aga siin on üks väga tähtis sõnamäng on, kas ei erine või ei eristu. Et sellisel juhul, kui sul reklaampostitus ei erine ülejäänutest postitustest, siis see on positiivne, sest sa oled suutnud reklaamist kirjutada selliselt, nagu sa teed seda tavaliselt. Aga kui su reklaampostitus ei eristu ülejäänud sisust, siis see on juba nagu vastuolus reklaamiseadusega, kahjuks. Ma arvan, et siin on eraldi vaidluskoht, et kas selle sisule kohaldub reklaamiseadus või mitte. Mina arvan, et ei kohaldu. Oleneb, kui postitusest on makstud, siis see on ikkagi reklaam, aga kui mul on lihtsalt antud tooted, et kirjuta neist, siis see ei ole reklaam. Päris, jah. No võt, kas me võtame nüüd selle teema ette või mitte? Ja no mõnes mõttes on ta oluline ikkagi... Kaua meil aega on? Natuke on veel. Aga noh, ütleme, mina siitpoolt Loora fondust saan selles mõttes väga nagu selles mõttes väga kihvt nagu tagasi, et sa nagu otsustadki, eks ju, et sa ei ütle ette, kas on positiivne või negatiivne. Aga kui seal seos mängus on ikka raha ja siis on negatiivne, kas see mõnikord, see 2 korda on juhtunud, kas siis sa jätaksid pidem üldse postitamata või on nad raha tagasi või? Et kui on raha eest makstud reklaampostitus, sellisel juhul on lepinguga kirja pandud, et sa pead teatutest elementidest rääkima, mis sa pead rääkima, teadma ja nii edasi, et sellisel juhul nagu ei tasu lepinguga vastuollu minna, et siis sa ikkagi räägid sellest, mis sul on lepingus kirja pandud ja kuidas sa oled koos nagu asjad paika pannud. Mis selle lepingu nimi üldjuhul on, mida sa sõlmid? Töölevõtuleping. Mis? Et tegelikult võib-olla isegi ma küsiks niimoodi, et see oleks ka oluline teema, ma arvan, et meil on ka palju kuulajaid, kes... Võib-olla ma pean selgitama, miks selle ouch siia otsa tegin. Et tegelikult, kui on reklaami tegemist, siis üldjuhul peaks olema reklaamileping või siis töövõtuleping või loomulikult võib olla selle reklaami tootmise kohta. Aga üldjuhul on olemas lepingud, reklaamlepingud, mis tegelikult reguleerivad reklaami tootmist. Üks võib-olla idee Create'ile sisuloomeks, et tegelikult on ju väga palju selliseid alustavaid YouTubereid ja sisuloojaid ja blogijaid, kes tegelikult veel ei tea, et nad võib-olla ongi nagu happy, kui saavad, eks ju, paar esimest tasuta toodet kätte, eks ju, aga tegelikult sellega nad võivad sellega lihtsalt lugejate ees nagu negatiivse, eks ju, maigu jätta, pluss siis ka võib-olla saavad hoopis selles mõttes mitte tüng, aga ütleme, saavad kehva diili, eks ju. Mis nõuandeid võib-olla seal anda, et just juriidilise poole pealt? Ma korra veel, tegelikult ma pean vabandama, ma isegi ei kuulanud su küsimust. Ma mõttes, lihtsalt veel, mis ma tahtsin lihtsalt Loora vastusele veel lisaks öelda, et sotsiaalmeedias minu meelest me saame reklaamist rääkida ainult konkreetselt selle reklaami formaadis, ehk siis need reklaamid, mis pannakse YouTube'i videote ette, peale, kõrvale või siis muu sisu juurde, aga see sisu konkreetselt ise, see ei tohigi mitte kunagi minu meelest reklaam olla ja seetõttu on nagu vale seda ka liigitada reklaamiseaduse alla käiva tegevuse hulka. Tegelikult ikka kõik läheb, alkoholi sa ei saa reklaamida, nii edasi, et see on ikka kõik läheb sinna. Et kui Loora ütleks homnes... Ma arvan, et need regulatsioonid hetkel ei toeta või need tänapäeva... Ei toeta, aga ikkagi jälgid... Täna kehtiv reklaamiseadus ei reguleeri kuidagi sotsiaalmeedia sisud.
seda, kuidas seal sisus brände kajastatakse? Otseselt mitte, aga ta keelab siiski ära, mis sisu kellel võib ikkagi näidata, et ikkagi kehtivad Eesti Vabariigi seadused. Jaa, aga kui ma lõpuks teengi video, mis tegelikult läheb kõigi reklaamiseaduse sätetega vastuollu, siis ja mulle on selle eest makstud, siis ma arvan, et see maksmine on võimalik väga, väga mitmel viisil ja tänasel päeval on veel väga palju võimalusi, kuidas see ei läheks reklaamiseaduse alla. Ja seetõttu ma arvan, et on õige pea tulemas regulatsioonid, mis konkreetselt võtavad arvesse selle uue meedia võimalusi ja lisanüansse, mis aitavad tegelikult selle päriselt ka Ma ise oma tegevustes kunagi ei ole tegelikult hallil alal väga palju tahtnud nagu mängida, lihtsalt on endal nagu lihtsam olla. Lihtsalt halb tunne tekib nagu. Jah. Ühesõnaga sellest praegult järeldame seda, et Eesti reklaamiseadus vajaks korralikult tegelikult uuendamist. No ma arvan, et see oli ainult Eesti ma arvan, et see reklaamiseadus või isegi reklaamiseaduseks jääda, aga võib-olla seal peaks isegi hoopis mingi muu nimi olema. Turundusstrateegia seadus. Just üks päev, et vanakooli mõiste sisuturundus. Sisuturundusseadus. Aga sisuturundus tegelikult, nagu ütlen, kui sa oled vanakooli turundaja juurde, sisuturundus on see, et sa annad raha reklaami ja maksad. Sa maksad raha sellest, et Postimees avaldaks sinu poolt loodud sisu. Et siis ongi vahepeal läheb need mõisted ka, et kui ma räägin nagu et laua taga istub PR-spetsialist ja sotsiaalmeedia spetsialist ja mõned räägid sisuturundusest, siis tegelikult täiesti nagu erinev arusaamine lihtsalt sellest. Mõte teoorias on sama, et toodame ägedat sisu ja siis levitame seda, et siis ennast turundada. Kokkuvõtvalt, mis me mõlemad nagu oleme aru saanud, siis tegelikult see ongi nagu mingis mõttes hall ala, et see ongi selline, et seadustega jubedalt tahetakse nagu reguleerida midagi, aga mulle meeldib, kuidas Rain Veetuusmann, üks Tallinna Ülikooli õppejõudust on öelnud, et praegu see nii-öelda Y ja Z ja X ja need generatsioonid kõik kokku, et nende jaoks hakkabki see nagu sisu ja siis selle reklaami piir hägustuma ja et tulekski nagu välja selgitada, kas see on üldse nende jaoks oluline, et need oleks rangelt eristuvad. Et ma mingis mõttes nõustun sellega, mis on öeldud varasemalt selle kohta. Ja, reklaam on ka see, kui keegi ütleb, sõber ütleb, no, kui mossin täiega asja. Kus see piir siis läheb? Et tegelikult blogijate jaoks ongi igapäevane töö see, et jagada oma jälgijatega ägedaid asju, mis iganes, olgu see siis mingi äge restoran, kus nad söömas käisid või mis iganes. Nagu alguses ütlesid, isiklik ajaveeb, eks? Jah. Brait, sina kui agentuur Greatly tegevjuht ja uue meedia esindajate vahendajana räägi meile palun täpsemalt, et millega tegeleb Greatly? Et mina olen teiega juba mõnda aega kursis olnud, aga ma siiamaani vahepeal mõtlen, mis te siis täpselt teed? Greatly on eelkõige kommuun, kes on toonud kokku andekad sisuloojad, kes soovivad toota professionaalselt, konstantselt sisu sotsiaalmeedia platvormidele. Meie pakume neile igakülgselt tuge nii tehniliselt kui loominguliselt ja aitame leida koostööpartnereid, kes võiksid sponsoreerida sellist tegevust ning samamoodi siis ka aitame leida muid väljundeid, kuidas olles sisulooja sa arendaksid oma brändi võimalikult suureks ja toome veel nii-öelda lisaks sotsiaalmeedia koostöödele ka siis erinevaid üritusi nendeni ja aitame siis neil lisaks veel ka veebipoodi hallata. Siin oli nüüd mainitud sotsiaalmeedia koostööd, üritused ja veebipood. Okay. Selline nii-öelda, see on külg, mis aitab siis talente ka nii-öelda selle aja eest, mida nad panustavad sotsiaalmeedia sisuloomele. Laura, no. Oma sõnadega, mis on Greatly? Minu meelest, mis mina olen aru saanud, mis Greatly teeb, on siis aitab turundajatel viia kokku blogijad, kes siis kuuluvad sinna Greatly kommuuni. Rohkemast tegevusest ma ei ole kursis.
Hea meelega kutsun sind meie stuudiosse külla, mõni päev aasta läbi. Jah, ma olen Martilt juba kutse saanud. No võt, nüüd on 2 kutset kõrvuti. Aga see ei ole üldse halb idee, et te märkasite nagu kohta, mis oli tegelikult Eestis puudu ja te täitsite selle. Et ma ei ütleks, et see agentuur või kommuun on asjata loodud. Mida Greatly pakub, mida ei suuda pakkuda tavaline agentuur? Greatlyt võrrelda tavalise agentuuriga, seda on väga raske teha, sest mina näen eelkõige Greatly väärtust uue meediaproduktsiooni ettevõttena, ehk siis me aitame luua meediat. Aga kas tulemus ei ole sama, kui ma läheksin või klient läheb traditsioonile agentuuri, et mul on see mure ja see agentuur pakub talle selle lahenduse. Teie lahendus on lihtsalt läbi talentide? Ma arvan, et mitte, sest kui sa lähed tavalise agentuuri juurde, siis nad võivad sul teha ükskõik mida, meie ei saa ükskõik mida teha, meil on enda talendid, kellega me teeme koostöid, kelle sisu me aitame produtseerida ja selle mõttes, et on väga-väga palju koostöid, millele me peame kahjuks ütlema, et ei, et see ei kuulu meie nii-öelda tegevuste hulka ja seda me teha ei saa. Ehk siis me eelkõige aitame luua meediat. Ja see, et need koostööd, et me neid koostööd aitame üles ehitada, see on lihtsalt üks võimalus, kuidas me aitame sisuloojatel teha seda motiveeritult, ehk siis tegelikult selle ühe video tootmiseks tegelikult et seda konstantselt ja professionaalselt teha, siis selleks läheb väga-väga palju aega ja et selle ajapanust siis noortele kompenseerida, siis selleks me otsime koostöid, et see et ühel hetkel noor sisulooja peaks mõtlema, et ma pean nüüd selle tegevuse sinna paika jätma, sest tegelikult on vaja nagu rahaga teenida ja tööl käia. Aga enne kui ettevõtte pöördub teie poole, mida peaksid arvestama, et mis juhusel on mõtet teiega tulla üldse vestlusele? Ehk siis mis juhtudel üldse on mõtet kasutada talenti, sisuturundajat, blogijat, youtuberit siis oma toote turundamist? Ma pean ütlema, et me tõesti teeme neid intervjuusid hästi-hästi palju ja mingis mõttes ma ei kujuta ette, kas me kunagi hakkame rohkem filtreerima neid intervjuusid, aga tänasel päeval me kohtume ikkagi pea kõigi ettevõtetega, kes tunnevad huvi selliste koostööde vastu ja me intervjuu käigus selgitame ikkagi selle välja, kas see koostööpunkt on meil laual olemas või mitte. Mina ütleks, et firmad, kes otsivad koostööd igasuguste blogijate ja youtuberitega, peaksid esmalt ikkagi läbi mõtlema, et kas see on nende jaoks tulus tegevus, kas neil on vaja seda sihtgruppi ja kuidas nende toode kõige paremini jõuaks selle uue sihtgrupini, et ma arvan, et üks asi võib-olla, mis Greatly vahendajana suudab teha, on see, et nad saavad pakkuda nagu neid ideid, kuidas see toode või teenus nagu kõige sihtgrupile sobivamalt jõuaks siis blogi vaatajateni, et olen ka kokku puutunud firmadega, kes väga tore on nagu avastanud youtuberid ja blogijad ja soovivad, et kuidagi nagu noorteni jõuda, aga neil puudub see nagu arusaam, et kuidas seda siis teha. Ja muidugi, kui sa viskad blogijale mingid tooted tasuta kätte, siis tema võib ju need lihtsalt mingi piltidel üles laadida, aga just see, et see toimiks nagu hästi, see toimiks nagu tooks firmale päriselt ka kasu, siis selleks on vaja inimest, kes nagu jagab sotsiaalmeediast ja noortest ka midagi. Jah, ma arvan, et selleks, et see toode lihtsalt ei pandaks lihtsalt kellegi ette, et näed, mulle saadeti sellised tooted, selleks ongi see sisu koostöös vaja produtseerida, selle toode kaasata kuskile mingisse kontseptsiooni, mis ise on tegelikult sisu, mis seal kanalis oleks niikuinii. Laura, no. Kas sinu sisul on vanusepiirang? Ei ole. Ei ole? Ei. Ütleme nii, et ma tõesti natukene erinen kuidas siis öelda, Greatly's olevate youtuberitega selle poolest, et minu vaatajaskond on natukene vanem kui 13+, aga sellele vaatamata, kuigi ma ei ole family friendly, siis mis see tähendab? Family friendly või? See on, kuidas ma siis ütlen, et näiteks minu videotes võib olla ropendamist,
ma võin rääkida täiskasvanutele kohastest teemadest, nagu näiteks ma käisin peol või ma ei tea, kuidas ma günekoloogi juures käisin, et umbes sellised teemad, mida võib-olla 13-aastase tüdrukuga ei räägiks, aga ta peab neid hästi teadma. No täpselt, aga ütleme nii, et teatud noortele see läheb peale, räägime siis nüüd nendest hästi noortest 12 ja 11-aastased, kes on avastanud YouTube'i ja nii edasi, et on teatud noori, kellele see meeldib ja on teatud noori, kellele see ei meeldi ja kes ei vaatagi mind nendel põhjustel. Et üks asi, mida ma alati, kui mul intervjuudes nagu küsitakse selle kohta, siis mis ma ütlen, on see, et mina nagu ma ei tahagi olla nagu selline lapsesõbralik ja nii edasi ja et näiteks öeldakse, et siis mis sa annad halba eeskuju lastele, aga näiteks ma küll ei võrdle ennast mingi Rihannaga, aga mingi suur popstar, keda kuulab näiteks 10-aastane laps, siis ma ei näe, et see popstar peaks nüüd hakkama olema child-friendly ja mitte kunagi ei tee mitte midagi halba ja nii edasi. Et see on minu arvamus sellest, aga ma tean, et paljudel nagu ei ole selline arvamus asja kohta. Selle vanuse kohta küsiksime, mida sa soovitaksid 14-aastasele iseendale? 14-aastasele iseendale või? Mis ma soovitaks? Oh my god, see on nagu mingi töövestluse mingi küsimus. Kus sa näed ennast 5 aasta pärast? Mida ma soovitaks? Ma ei tea, mind suht palju nagu kiusati koolis taga, kui ma olin 14-aastane ja ma ütleks, et ära võtta südamesse ja varsti sa oled üks populaarne blogi Eestis, et don't worry ja kannata vist ära. See oleks nõuanne, mis ma ütleks. Et teine nõuanne, mida ma tegelikult annan noortele, on see, et ärge nagu üritage olla keegi teine, et ole sina ise ja küll need õiged inimesed lõpuks sinuni jõuavad. Et mina olen nagu nooruses teinud seda viga, et mul oleks nagu sõpru ja siis ma ikka üritan nende inimeste moodi olla, aga see ei tasu ennast lõpuks ära, et ole sina ise ja siis küll asjad laabuvad. Ideaalne. Mul sai õde ees ja just sai eile 14. Ma võin talle öelda, eks, aga nagu siis jah, äge, hea nõuanne, aitäh. Mul on väga paljud noored muidugi kirjutanud ka, et nad on mingitest halbadest sõpradest niimoodi lahti saanud, kes on tegelikult nooruses on see, et sa tahad kellegiga sõber olla ja isegi kui nad kiusavad sind tagasi, sa oled ikka nendega sõber, et et seal keskkonnas ja sõpradega olla, aga see ei ole ikkagi õige minu meelest. See on ürginimese ellujäämisinstinkt, et kui siin grupist ehk siis kommuunist välja visatakse, siis lähed kuskile metsa ja sured ära. Täna seda ei juhtu, ei pea muretsema. Brait, mis sa annaksid 14-aastasele iseendale nõu? Võta aega. Ma arvan, et oleks nõuanne. Kui sa mingist protsessist aru ei saa, mis sinu ümber maailmas toimub, siis tuleks aega võtta, et see enda jaoks lahti seletada, mitte võib-olla lihtsalt sellega leppida. Väga huvitav. Minu meelest. Ma ütleks 14-aastasele iseendale, pane hullu. Ma ütleks ka, et tee rohkem nagu. ära mure, et nii palju ei pea muretsema. Ei, tegelikult ei mõte, et noored ju tegelikult kuidas sa mingisse seltskonda satud või kuidas selguvad sinu sõbrad, kellega sa tegelikult kõige rohkem aega koos veedad, et seal saab ju olla ka valasid valikuid ja ma arvan, et selleks tulekski tihtipeale lihtsalt aega võtta, et kui sa päris täpselt aru ei saa, miks sa mida teed, siis mõtle välja, miks sa mida teed. Teate, muideks, paljud minu jälgijad arvavad, et ma olen 14-15 aastane. Not kidding nagu. Ma ei tea, miks, aga olen siiamaani suutnud oma noorusliku külje säilitada. Väga hästi. Et kui ma olen paar korda üksikud korrad, ma olen oma vanust öelnud, siis on mingi, ei, sa valetad. Miks sa üritad vanem tunduda? Ma arvan, et samad soovitused, mis te andsite, kehtivad tegelikult ka meie enda puhul ka. Iga päev. Tegelikult. Ma arvan ka. Võta aega ja pane hullu. Vot. Millisena teie näete blogipidamist ja YouTuberdamist ja üldse sotsiaalmeedias toimetamist? Mis see tulevik on Eestis? Mina ütlen, et 2-3 aastaga muutuvad need sotsiaalmeediakanalid nii meeletult, et sa ei saa mitte midagi selle uue meedia puhul ennustada. Et sa peadki olema alati on top,
kohe ajaga kaasas ja lihtsalt nagu me näeme, Facebook sureb ära, midagi tuleb jälle asemele, Snapchat sureb ära, Instagram Stories tuleb asemele, YouTube'is on probleemid, keegi teeb mingi uue platvormi, mis on tõhusam nii firmadele kui ka blogijatele ja siis tuleb see peale, nii et sa ei saa millegagi nagu arvestada, sa pead lihtsalt käima ajaga kaasas ja tegema parimat sisu, mis annab teha nagu. Just nimelt, ma arvan, et platvormid tulevad ja lähevad, oluline on see, et see sisu läheb järjest personaalsemaks ja järjest rohkem seda sisu tuleb sinna ja seetõttu järjest põnevamaks see maailm läheb. Sa oled see, kes jääb. Just. Ja lõppu mõtteks siia. On teil veel midagi, mida te sooviksid, mis on veel südamel? Minu meelest, kas te panite tähele, et ma juhuslikult kuulsin, et sel aastal oli Kirjandi üks teemadest puudutas sotsiaalmeedia ohte. Ma ei mäleta, ega te ei ole kursis sellega? Ei ole, aga see kõlab nagu provokatsioon. Täpselt, minugi meelest. Et selle nimi oli, et liigne kajastatus sotsiaalmeedias, mis ohud sellega kaasneda võivad või midagi taolist. Ühesõnaga, et kui sa ennast liiga palju sotsiaalmeedias näitad omenda tegemised, et mis ohud sellega kaasnevad. Et ma arvan, et mida aeg edasi, seda teadlikumad inimesed on sellest, mis võimalused sotsiaalmeedia platvormidel on ja kuidas see jälgijaskonna tekitamine ja mis see sisu üldse olema peab. Et ma arvan, et järjest rohkem inimesed nagu mõtestavad selle enda jaoks lahti, et kas sa tegelikult tahad seda sisu toota või sa ei taha seda sisu toota. Et ma arvan, et sinna see järjest rohkem liigub, et ise toodad, ma arvan, siis tegelikult inimene ise muutub ka enese teadlikumaks, et see on väga nõustun. Ma ei teagi, see oli nüüd siuke pauk, et meil saab siin läbi või? Ma ei ole nagu valmis. Ja. Palju nagu mõtlemisainet tegelikult andis see vestlus ja mul oli nagu tore kuulda Praidu poole pealt ka, et kuidas sina nagu näed seda sisuloomist, sest tegelikult tihti on nagu nii, et kõik asjad käivad nagu minu vaatevinkli läbi ja mina olen see, kes nagu neid firmasid vastu võtab ja nendega tegeleb ja kohati võibki nagu jääda selline mulje, et ma ei teagi, kas nagu ma teen neid asju kõige paremini, kõige efektiivsemalt, sest tegelikult nagu sotsiaalmeediaga on küll see, et nagu üks nagu kõige stressirohkemaid asju selle puhul ongi see, et sa pead kogu aeg nagu ajaga kaasas käima, sa ei tohi võtta kuu ajast puhkust, sest inimesed unustavad su selle aega ära. Okay, nii dramaatiline see võib-olla ei ole, aga sellest just ongi see, et kogu aeg käib nagu see pidev võitlus, et kuidas silma paista ja teistest eristuda ja see ongi üks asi, mida sisuloojad kui ka firmad peaksid mõtlema uue meediaga. Ja nüüd viimane küsimus. Nõustun. Mina ka. Kuidas te veenaksite turundajad, kes veel ei kasuta uut meediat nii aktiivselt, hakkama rohkem aktiivseks uues meedias? Ehk siis, kuidas ma ütleksin turundajale, et ära mine osta televisiooni reklaami, vaid toodame või ära prindi enam flyer'id või? Ja samas tegelikult see peab ka jääma, see peab ikka jääma, ja. Sorry, ma ei pääse. Et mingistest asjadest ei pääse, jah, aga flyerid on nii lahe jagada. Ma mäletan, ma kunagi, kui ma ülikoolis käisin, siis ma osalesin ka ühe filmiturunduskampaanias, kus mina ja minu sõbrad olime siis lendlehtede jaotajad Tartu linnas. Selle filmi nimi oli Detsembri kuumus ja me pidime siis välja mõtlema sellise efektiivse viisi, kuidas võimalikult palju lendlehti võimalikult kiire ajaga siis laiali jaotada. Ja me viskasime neid hästi. Ei, meil oli väga selline põhjalik plaan, me oli selline nagu meeskond läks Tartu kaubamajja sisse, jagasime piirkonnad ära, mis korrusel, kus kohas, nende rõdu äärte juures, siis vaatasime kõik üksteisele otsa ja siis järsku viskasime need kõik lendled laiali ja jooksime ruttu liftidesse ja põgenesime. Tervitused Tartu kaubamaja koristajatele. Hea reklaamitrikk, tuleb meelde, et kuidas sa veenaksid vanakooli turundajad kasutama uut meediat? Ma arvan, et ma räägiksin natukene sellest analüütikast, mis peab iga reklaamikampaaniaga või
turunduskampaaniaga kaasas käima. Et sotsiaalmeediaplatvormidel lihtsalt see analüütika ja tagasiside saamine on oluliselt täpsem. Sa saad tegelikult väga täpselt jälgida, et mis sihtgrupis, kes, kus kohas seda sisu tarbis, kui palju seda sisu tarbis, kas ta tuli uuesti sisu tarbima. See kõik on televisioonis kahjuks tänasel päeval need tehnoloogia poolest oleks see võimalik, aga miskipärast seda ei arendata. Jah, sest oleks see võimalik. See vabalt oleks võimalik, aga millegipärast me räägime ikkagi nendest. Ma arvan, tõde on valus seal. Jah, ma arvan, tõde on väga valus. Tehnoloogia, jah, väga hea point, keegi räägi täpselt, vaatame, mis tehakse neid vanakooli metoodikaid. Ma arvan ka, et mis tegelikult neid turundajaid kõige rohkem huvitab, on kahjuks minu meelest numbrid ja statistika ja kui palju mingi klikke miski saab. Mingis mõttes ma saan aru, nende jaoks ongi oluline see vaadatavus. Päeva lõpus peab ju müüma. Jah, aga kuidagi unustatakse ära see, et tegelikult on nagu see brändi teadvus hästi oluline, et ei olegi oluline see, et mitu nii-öelda müügiartiklit tuli pärast selle blogipostituse kirjutamist, vaid just see, et rohkem inimesi sai teada üldse, et sa eksisteerid. Aga mingis mõttes ma saan aru, et teatud juhtudel ei olegi mõtet turundajal minna blogijate juurde, kui see ei tule nende firmale kasuks. Et ikkagi tuleb leida see blogija, kes teeb sinu tootele vastavat sisu. Et ma ei üritaks ennast müüa inimesele, kas ma tunnen, et see ei teeks meile kummalegi nagu mingit kasu. Aitäh, Brait! Aitäh, Laura! Aitäh, Jaan! Täna meil olid siis külas Brait Pilvik ja Laura-Liisa Leosk ehk Laura ehk Fit Laura, kes rääkisid, kuidas saab ja tasub blogijaid, YouTubereid ja muid uuemeediade tegijaid turundamises ära kasutada. See on nii halb sõna. Kuidas teha koostööd? Just. Kuidas koostööd? Jah, märksõna on koostööl, et ärge kasutage ära. Alati reklaam olema. Just, täpselt. Yeah. Vot. Ja müük ei pea ka alati reklaam olema. Me saame lihtsalt koos sisu toota. Jah, nagu praegult. Just. Arve läheb meilile. Meil ei ma. Nii, Brait, ütle üks link, mida ja kust sind jälgida. Mind saab jälgida, ma Instagrami panen pilte. Jah, sinna ma läbimõeldud pilte panen küll sinna, jah. Mis su ätt on? Mis ätt? Brait Pilvik. Nõrga B-ga, B-R-A-I-T Pilvik, nagu Pilvik ikka. Selge. Ja Laura? Vaadust, Laura? Mind leiab tegelikult igalt poolt üles kirjutades Google Searchi Fit Laura, et ka Instagramis, isegi kui mu kasutajanimi on teine, siis Fit Laura nimel leiab mu kenasti üles. Nii et Fit Laura, Tumblr, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook, Pinnit, you know, mis veel? Pinterest. Twitter, jah. Igalt poolt leiab selle nime järgi. Mingi podcasti platvorm, SoundCloud. Ma tahaks täiega proovida livestreamimist või siis podcasti või midagi sellist. Tundub väga lahe. Kutsu mind ja Jaani ka siis esimesed külalised. Ma tahan teha, järgmine saade tuleb podcasteritega. Nõus. Inception, kõik küsivad üksteist. Podcasti tahaks mina ka teha. Super. Aitäh kõik kuulajad, kes on püsinud meieni siin edukalt saate lõpuni. Kõik te 10. Ma ei usu neid väga palju tänud praegust hetkes järgi on jäänud. Mul on väga lõpus saade, mina olen väga tänulik. Aitäh. Aitäh sulle, et mind kutsusid Laura. See oli Laura hetk, et äkki ta tänab ka. Tänan ka. Ja, et sai Lauralt ka selle täna välja pressitud. Aitäh. Ja omalt poolt tahan kiita ka podcasti nii-öelda sellist produktsiooni, et väga lahe on sellises ägedas podcastis kaasa lüüa. Aitäh. Heli eest olitses Hendrik VR Lakeside Soundist, aitäh. Ja seekord osa on tehtud ka pildiga Ahti Kaskpeidi poolt, siis Meedius Eesti marketing poolt. Ma pean oma detailid paika panema. Minust oli see väga hea näide, kuidas väga orgaaniliselt siduda brändi sotsiaalmeedia sisusse ehk siis ja podcasti sisusse. Aga jah, väga chill. Ja meie taskuhäälingud on siis kõik saadaval Sevenplace'i kodulehel, blogirubriigis ja kindlasti saate meie eelmisi episoode kuulata iTunesist, YouTube'ist, SoundCloud'ist, Stitcherist leiate kindlasti üles
ja Androidi peal soovitan sellist äppi nagu Podcast Addict, sealt leiate ka meid ilusti ülesse. Aitäh! Minul oli tore seda saadet teha. Peatse kuulmiseni ja olge sotsiaalsed. Aitäh! Lennuk maandas.